Tobias ja teine B. Kirjutanud Piret Kaud, illustreerinud Hillar Mets. Ehk siin on kõik need jutud, mis siin on. Ja kõigepealt on siin sissejuhatus, et mis üldse on teine B. Et teine B on lihtsalt üks klass, kellel on üks õpetaja. Õpetaja nimi on Liina Laks. Tal on lihtsalt selline nimi. Ta laksu kunagi ei anna. Ehk siin on kõik need lapsed. Kui ma mäletan õigesti, ma vaatan, siin oli 28 last. Ja 28 last oli 14 tüdrukut ja 14 poissi. Kõige vanem ja kõige suurem neist on Kaarel ja kõige tugevam on Markus ja kõige riiakam on Gregor. Siin ütleb, et Robert on autohull, Taavi armastab hobuseid, Franz Fernandil on lokkisuuksed ja Erikul on prillid. Nii. Ja klassi tuli 2 uut õpilast. Ühe nimi oli Uku, kes arvati tükk aega, et oli tüdruk, kuid siis tuli välja, et ta oli samuti poiss. Ja teine oli Kirill. Kui Kirill ennast klassile tutvustas, siis kuulsid nad valesti ja nad kuulsid, et poisi nimi oli hoopis Kõll ja nad hakkasid kohe naerma. Ja õpetaja veel kordas õige nime üle ning kirjutas tahvlile ka, kuid sellest polnud abi, sest Kirill oli saanud endal terveks kooliaastaks hüüdmine. Ja tervelt 7 lapsel oli nimeks Maria. Kõigepealt oli Anna-Maria, Inna-Maria, Eva-Maria, Ave-Maria, Ella-Maria, Milla-Maria ja Maria Magdalena. Ja ühe lapse nimi oli Lotte Riini, sest meelde jääb sellepärast, et see kõlas nagu loterii ning niimoodi nad kutsusidki ta klassiks. Ning siis oli ühe lapse nimi oli Paris ja teise nimi Riia. Parise kohta ei ütle keegi peale õpetaja Paris. Kõik ütlevad Pariis ja Parise ema ütleb veel Päris, mis on eriti imelik, sest mõista on ju, et Paris on muidugi päris, mitte mängu. A-klassil arvatakse, et on väga tige õpetaja, kelle nimi on Tiina Pai. Kuigi ta pai ei anna, kuigi ta ei usu, kuigi Tobias ei usu, et Tiina kunagi pai annab, siis on tal ikkagi selline nimi. Praegu et nimed peaks ära vahetama. Hoopis peaks Liina pai olema ning siis peaks olema Tiina Laks. Nii, ning siis selles loos suvepilt
ütles õpetaja, et lapsed peavad valima pildi suvest. Ning siis Tobiasel tuli mõte maalida suvest pilt, kuidas ta oli tädi juures või oli see tädi ene juures ja seal, kuidas ta püüdis kala ning tal läks kõik vussi, sellepärast et tema kõrval oli Erik ning Erik torkis teda pidevalt ning Erik torkis teda pidevalt ribide vahele joonlauaga torkis ribi vahele Tobiast ja toreda poisi asemel sai pildile maalitud kriipsujuku. Kriipsujuku sai maalitud pildile ning pärast kui veel sinna must värviplekk läks, otsustas Tobias teha pildi üleni mustaks ning tegi sinna vahvaid kollaseid täppe ning kirjutas augustiöö, tähesadu, soovi ja see läheb täide. Nunnu konkurss. Siin on siis nunnu konkurss, mis ei tähenda, et laps toob kodus kõige nunnuma selle mänguasja. See tähendas hoopis seda, et iga laps pidi tooma ühe aedvilja või puuvilja, sellepärast, et selline oli nunnu konkurss ning see aedvilja puuvili pidi olema hästi suur ning siis võitjad hoopis teine C, võitjad olid hoopis teine C mingi kõrvitsa eest, kuid Tobiasel oli kaasas hernepurk. Ja Ottol oli kaasas tõeliselt suur see kapsas, kuid klassiga läks see nii väikseks. Lemmikloomapäeval tõi Uku tõi kooli enda põrsa Nossu. Ja kohe, kui Uku klassist sisse astus, Nossul jala küljes nöör, ütles Linda, igavene loomapiinaja. Miks sa seal jala kinni seod? Ja Uku ütles, et muidu jookseb siga minema. Ja siis hakkas Uku arutama seda nööri jala küljest lahti. Kohe, kui ta ei lahti arutanud, jooksis siga, kuiatas mööda klassi ringi. Tüdrukud hüppasid laudade peale ning kiljusid, kui õpetaja Liina Laks astus klassiruumi, ehmatas ta nii ära. Ja siis leidis ta muidugi Gregori ära visatud banaanikoorelt korvist ja toppis kärssa korvi ja pistis need banaanikoored pentslisse.
ning pärast, kui lemmikloom oli kinni püütud, siis käskis õpetaja järgmisel päeval kirjutada loo oma lemmikust loomast. Kui kirjutasid Nussust ning Tobias kirjutas nii. Mulle meeldib lemmikloom Siga, sest ta on ilma karvadeta nagu beebi ja ei põhjusta allergiat. Ta sööb köögiä seda toitu, mida mina ei taha süüa. Temaga saab nalja. Kui ma suureks saan, võtan endale kindlasti sea. Ja kastanites on see, et tuleb meisterdada kastani loomakesi, kui juhtub see, et Tobiasel ei ole kastaneid ning ema ning Tobias peavad hilja õhtul parki minema ning neid korjama. Kuid leidsid nad ainult ühe kastani ning kui nad läksid poodi pärast saiakesi ostma, leidis ema sealt Prantsuse röstitud kastanid. Ema ostis ühe kodus maiustamiseks ning teise paki kooli meisterdamiseks. Kuid täpselt siis selgus, et Heleril oli kaasas 3 kotitäit seda kastanimunakesi ning neist jagas kogu klassile, nii et Tobias ei pidanudki kasutama röstitud Prantsuse kastaneid, vaid sõi need hoopis sõpradega vahetunnisaga. Isadepäeval pidid nad meisterdama linnumaja, kuid siis otsustas Tobiase isa meisterdada hoopis et lõikelaudade komplekti ning õpetaja pidi ütlema, et see oli ikka päris vahva mõte. Kui isal tuli Tobiast natuke ikka veenda ka. Kahtlane mees. Siin loos räägib sellest, kuidas üks mees, kes on tegelikult Siimu vanaisa, pakub Tobiasele, Robertile ning Gregorile, keda kutsutakse Greksiks ning Robertit Ropsiks, pakkus kommi ning Robert tahtis. Ja siis, kui nad olid kolimast kaugemale jõudnud, siis ütles Tobias Ropsile, et ärgu ta seda kommi söös ja võib olla mürgitatud ja Gregor lisas, et või uinutava toimega. Ja muidugi see nii ei olnud ning alles siis, kui nad poodi jõudsid, siis mänguasja poe juures otsustas Gregor seda, et sai nad teada seda, et see on Siimu vanaisa, sellepärast et Gregor tuli sellise mõtte peale, et tuugata 3 see ümber, see mees ümber, nad arvasid, see on lapse ahistaja. Ja niimoodi nad tegidki, kuid siis kukkus mees pikali ning siis selle asemel Siim minema jookseks, hakkas Siim just minema ühe poole ning aitas teda püsti ning tuli tõesti välja, et see oli Siimu vanaisa. Kaamärlik sünnipäev räägib sellest, et kuidas Tobiasil on sünnipäev ning ta kutsub sünnipäevale 9 last, sest ema oli öelnud, et seekord teevad nad sünnipäeva kodus, oma kodus ning see sünnipäev on päris huvitav.
ning pärast senipäeva tekib ikka suur segadus. Projekt on see, et projektis on see, et nad pidid tegema oma lemmiktoidu ning siis kirjutama selle retsepti ning tegema jutukese ka sellest. Ning Tobias arvestas kaneelikollit, kuid kaneeli asemel pani ta sinna hoopis pipartsesse. Nii et ta tegi pärast juustuvõileiva ning klassi teistel lastel oli kõik väga uhked projektid. Linda oli näiteks teinud krevetikoorikesi, Matilda kaasas tiramisu, Kirillil pelmenid, Gregoril sushi ja Maria Magdalenal koguni šokolaadiparfee. Ma täitsa häbenesin oma Tobias täitsa häbenes oma juustuvõileiva, mis teiste toitude kõrval nii armetu tundus, kuid õpetaja Liina kiitis kõiki võrdselt ja kõik said projekti eest 5, kaasa arvatud Tobias ning siis küsis Matilda, et miks Tobias 5 sai, ta tegi vaid võileiva ja õpetaja Liina ütles, et Tobias on ainus, puhul ta on kindel, et ta ise toidu valmistas. See on klubi, kus onu Andrus rääkis, et tal oli, kui ta väike oli, siis temal oli klubi, kamp ja olid salajased kohtumised ning siis rääkis Tobias seda edasi Ukule ning nad panid kokku oma väikse kamba. Klubi ei meeldi kellelegi, kuid siis tuli välja, et klubis olid kõik teise B-lapsed ning siis said kõik aru, et see ei olnud üldse põnev ning sinna pidid sattuma ainult tõeliselt välja valitud. Nõssu päästmine oli see, kus nad hakkasid Nõssut päästma sellega, et Uku vanemad tahtsid teha Nõssust seapraade, kuid Nõssu oli Uku lemmikloom ning kuna Gregoril läksid vanemad ära, siis toimetasid nad sea Gregori korterisse vannituppa. Kui lugeda, siis saad rohkem teada. Karnevalis on see asi, et koolis toimus karneval ning siin see oli üks karneval ning siis ei olnud Tobiasel ühtegi kostüümi ning pärast pani ta lihtsalt ühe seakostüümi selga ja siis Villu, temal ei olnud kostüümi ja mitmed andsid oma kostüümi osad, näiteks Linda andis enda haldjatiivad ja Tobias andis enda seamaski, Lotte Reen andis Villule veel printsessi krooni, Otto loovutas oma uiulestad, millest tal päris ausalt öeldes rohkem tüli kui kasu oligi. Nii. Talve masendus on see,
kus Tobiasest ei rõõmusta mitte ükski asi. Ja oligi see, et oli talv ning nad saatsid muidugi kirja, ja lootsid, saatsid kirja Tõdinel ning lootsid, et tema muidugi talvemasenduses ei ole. Kirilli juures külas oli see, kus Kirill elas väga luksuslikult ning see oli selline lugu, kus Kirilli ema toimetas asju lauale, kuni kõht külalistel täis said täiesti pilgeni. Isegi kooki ei saanud süüa. Kohtumine lastekirjanikuga oli see, kus Gregor, Robert ja see Tobias mängisid täpselt õhupalliga, kui lastekirjanik rääkis ning sellest tuli suur pahandus. See on huvitav lugu. Kõik arvavad, et muidugi Tiina Pai on väga kuri, kuigi tegelikult selles loos oli ta väga lahke. Selles loos oli, et Tobiasel oli seljakott kadunud ning ta otsis ning õpetaja Tiina Pai andis talle mitu pakki šokolaadi ning aitas otsida ka Tobiasel. Ja siin heegeldatud tekk on see lugu, kus nad koolis heegeldasid tekki. Kus nad koolis heegeldasid. Klassiekskursioon on see, et õppeaasta viimasel nädalal minnakse klassiekskursioonile ja see ekskursiooni kohaks valiti Lahemaa. Kõik sõitsid Lahemaale ning seal oli väga lõbus. Muidugi Tobias viis konna kooli ning sokutas selle ning siin on see, kus Tobias sokutas Lindale konna kõe vahele ja kukkus Linda pluusi alla ja hakkas seal hullult sepna. Linda pistis kargama ning üritas konna pluusisest kätte saada. Lõpuks õnnestus tal konn bussi põrandale visata, kus see heitunud istmete ja kottide vahel ringi hüpeldas üleüldist segadust tekitas. Ning viimane koolipäev on see lugu, kus siis Heleri aias toimus pidu, lõpupidu. Ja siin on lihtsalt pilt ning tühjad lõpp.